Nii, kallid sõbrad, oleme siis täna esimese piiblitunni tunnis ja oleme kutsunud siia siis Allan Kroll, kes on siis pastor Valguse teest ja samuti on ta üks hea sõber mulle ja vanglakaplan, et see on meid väga nagu ühendanud, see vanglatöö just minu jaoks. Ja olen tänulik, et Allan kannab sükest vastutust Tallinna vanglas ja teeb seal väga head tööd. Et hetkel on ka üks minu kasvandik seal ja ootab, kunas välja saab, et Mestikale tulla. Nii et, ja ta on alati hea respektiga ütlenud, et Allan on ikka väga tore Jumala väge täis mees. Aga täna olen kutsunud Allani siis jagama meile teema depressioon. Füüsiline, psüühiline või teemonlik probleem. Ja ma usun, et see on küllaltki aktuaalne. Väga palju depressiivsust näeme me mitte ainult uskmatute hulgas, vaid ka usklike hulgas. Nii et anname aplaus Allanile, nii et tere tulemast Allan meie suvelaagis. Rõõm siin olla, mind lasti vanglast välja enne tähtaegset. Homme hommikul pannakse jälle kinni, nii et ega mul pääsu pole. Kindlasti julgustan teid ka, kes te aeg-ajalt võib-olla sellele teemale nendele inimestele mõtlete, et palvetage nende eest. Seal Tallinna vangla on Eesti kõige suurem vangla ja meil on seal umbes 700 kinnipeetavat. See suurusjärk kõigub, kogu aeg keegi vabaneb, kogu aeg keegi pannakse jälle kinni. Nii et umbes selline suurusjärk see on, umbes 600 meest ja umbes 100 naist. Nii et kandke meid palves, meid kaplaneid ka ja kinnipeetavaid, sest et ma näen, mismoodi Jumal teeb väga võimsat tööd seal. Ja terve hulk nendest inimestest, kes kunagi on olnud hoolealused, on praegusel hetkel mitte lihtsalt puhtad ja vabad ja päästetud ja vaimutäis, vaid teenivad teisi inimesi ja teenivad Jumalat selles kohas, kuhu Jumal neid saatnud on. Aga alustame nii, et Terek Prints, minu lemmik piibliõpetaja, ütleb, et enne kui ma tahan teile rääkida Jumalast, siis ma tahaks Jumalale rääkida teist. Ja see on see asi, mida meie nimetame palveks. Tõuseme püsti ja palvetame. Isa taevas, ma tänan sind selle võimaluse, selle eesõiguse eest olla siin ja jagada seda, mida sina oled südamesse pannud. Palun issand, et sa avaks taeva, et sa avaks meie südamed ja meeled kuulma, mõistma, aga isa mitte lihtsalt mõistma, vaid isa sirutage oma käsi ja kinnita oma sõna. Sina näed, issand, kui siin on inimesi, kes vaevlevad selle probleemi käes, millest sa täna annad rääkida. Palun issand, et sinu vaim võiks olla kohal selleks, et purustada ikked, et hävitada ahelad, et murda puruks masendus. Jeesuse nimel, isa, ma palun, et sinu vaim võiks voolata juba selle sõnumi ajal, puhastada südameid, vabastada inimesi, issand. Jeesuse nimel ma palun ka nende pärast, kes võib-olla füüsiliselt siin ei ole, aga saavad sellest sõnast osa hiljem, issand, et see vaimse võidmine võiks olla selle sõna peal selleks ka, et vabastada neid inimesi. Jeesuse nimel, isa, ma usaldan kogu selle aja ja iseennast nii hästi, kui mina oskan sinu kätte. Ja palun, et selles võiks olla võimalikult palju seda, mis on taevast ja võimalikult vähem seda, mis on minust, mis on inimlik ja mis on maa pealt. Jeesuse Kristuse, sinu poja meie issanda nimel palume. Amen. Kellel on piibel kuskil tuvastatavas kohas, alustame sellisest kohast, kus võib-olla mõnede inimeste piiblilehed on kokku kleepunud. See on 3. Johannese kiri. 3. Johannese kiri, mõnikord öeldakse 3. Johannese kiri, see on ebakorrektne, see on üks ja sama Johannes, ainult et tema 3. kiri. Et ei ole 1. Peetruse raamat ja 5. Moosese raamat, et on see üks ja sama Johannes. 3. Johannese kiri ja ma loen siit 2. salmist. 3. Johannese 2. Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. Nõnda nagu läheb hästi su hingel. Paulus ütleb Thessalonika kirjas, 1. Thessalonika 5.23, et inimene on kolmeosaline olend. On vaim, hing ja ihu. Ja vaimuga üldjoontes ma arvan, et me enam-vähem saame hakkama. Me teame, mis see siis on, me teame, mida ta vajab, me teame, mismoodi vaimu täita ja toita.
Ihuga on nii ja naa. Meil oli just oma koguduse suvelaager ja siis eelmisel laupäeval oli minu osa rääkida ja juhatada sellist väikest diskussiooni teemal terves kehas terve vaim, nii et tegelesime ka selle poolega ja täna mingil määral ma seda ka puudutan siin. Aga mida siis ette võtta selle hingega? Eestlaste hingel ei lähe hästi. Ma loen teile natukene statistikat. WHO statistika järgi on Eesti depressiooni poolest maailmas esirinnas ja depressioon on diagnoositud kuskil 75 000 eestimaalasel, nii et see on kuskil 5,6% meie rahvastikust. Ei lähe väga hästi. Kuskil 15–20% täiskasvanud inimestest kannatab depressiooni sümptomite all ja neist umbes 12% tunnistavad, et see depressioon on sügav ja inimene vajab mingil teatud eluetapil abi. Ja 75% psühhiaatriliste hospitaliseerimisjuhtumite puhul on põhjuseks depressioon. Nii et eestlase hingel ei lähe hästi. Nüüd mõni ütleb, et see on nende teiste probleem, et meil kristlastel, meil on iga päev pidupäev ja see on see päev, mille issand on teinud ja meil seda probleemi ei ole. Paraku päris niisama lihtne see asi ei ole. Ma ei saa teisiti, kui ma pean tsiteerima Murphy seadusi. On keegi teist lugenud? Murphy seadustes öeldakse, et igale keerulisele probleemile on lihtsad, üheselt mõistetavad valed vastused. Mina ei taha lihtsaid, üheselt mõistetavaid ja valesid vastuseid, selliseid lihtsalt klišeesid ja loosungeid. Ma usun, et me kõik teame kristlaste seas küll ja veel neid, kes tegelikult võib-olla tahavad tunnistada või taha tunnistada, aga vaevlevad selle sama asja käes. Tööalaselt ma puutun väga palju kokku. Ütleme, meil vanglasüsteemis on neid inimesi, kes on erinevate psüühikahäiretega, aga nad on süüdivad. Selles mõttes nad ei ole süüdimatuks tunnistatud, ravile saadetud, nad on meil hoolealused. Neid on tohutult suur hulk, neid on keskmisest populatsioonist võrreldes siis vangla populatsiooni. Vanglas on neid väga palju rohkem kui ühiskonnas tavaliselt. Nii et ma olen omajagu nendega kokku puutunud, olen näinud seda, milleni see võib viia, kui inimene selle asjaga toime ei tule. On olnud mu enda hoolealuseid, kes on endalt selle tagajärjel lõpuks elu võtnud, olen oma silmaga näinud, mismoodi inimene, kes kunagi oli suhteliselt adekvaatne, läheb su silme ees hulluks ära ja lõpuks lõpetab vanglas enesetapuga. Nii et selliseid asju on kõrvalt üsna jõhker ja üsna julm vaadata. Ja sellepärast ma usun, et see on oluline teema, millest me üle ega ümber ei saa ja peame ka kirikus tegelema. Nii et mul on hea meel, et see teema valiti. Ma ei tea täpselt, kes selle valimises osales ja mismoodi seda tehti, aga hea on see, et sellega tegeleme. Depressiooni on defineeritud nii. Muuseas, kui kedagi huvitab, ma võin saata näiteks Kuldarile selle konspekti ka pärast, saab jagada kõigile, et mina mäletan, kui ma magistratuuris olin, siis nimesid nimetamata, aga meil oli üks väga selline prominentne õppejõud, üldse mitte kristlikest ringkondadest ja siis õpetas ühte teatud õppeainet. Ja siis kui keegi magistrantidest oli niivõrd nahaalne, et ta söandas küsida õppejõu PowerPoint esitlust, siis õppejõud vihastas, ikka nagu kirglikult ja temperamentselt, mis mõttes. See on minu elutöö ja teie tahate lihtsalt niisama tasuta endale saada. Vaadake ise, kuidas saate. Tehke oma konspekte ja kribige märkmeid kirjutada, aga mitte ärge siin tahtke mingit taolisi asju. Nii et mina sellisel moel asjadesse ei suhtu, ei ole mingi intellektuaalse omandi piirangud siin selles, nii et ma arvan, et äkki teemegi nii, et ma saadan Kuldarile kohe pärast selle konspekti ära ja siis, kes soovib, saab Kuldari käest, eks. Nii et sinna ma olen pannud need kohad, kus ma olen oma andmed võtnud ja see on siis selliselt saidilt nagu peaasi. Ja defineeritakse depressiooni nõnda. Depressioon on püsivalt väljendunud meeleolu alanemine, millega kaasneb elurõõmu kadumine, energia vähenemine ning mille tulemusena langeb toimetulekuvõime ja elukvaliteet. Eriliselt ohustatud on siin naised. Naistel esineb depressiooni kuskil 2 korda rohkem. Nüüd ma saan aru, et mõnel on võib-olla vastuteooria, ütleb, et naised lihtsalt räägivad sellest rohkem ja seetõttu diagnoositakse rohkem. Ei tea. Carmen võib-olla oskab paremini vastata sellele, et kas on tõsi või mitte, aga vähemalt kui me räägime diagnoositud juhtumitest, siis naisi see ohustab rohkem. Võib-olla sellepärast ka, et naised on emotsionaalsemad ja elavad sügavamalt teatud asju läbi. Mehed, mitte et need mehed on kõik mingisugused külmad kalad, kellel tundeid ei olegi.
ma meelega viivitan, et ega keegi ometi aamen ei taha öelda. Et mehi võib-olla see nii palju ei ohusta, aga teiselt poolt, kui vaadata mehi, kes on depressiooni langenud, siis nende tõenäosus lõpetada suitsiidiga protsentuaalselt on märkimisväärselt suurem kui naistel. Nii et ütleme, kui mehel läheb nagu asi lappama selles osas, siis oht võib olla palju suurem. Naised võivad pigem ennast kahjustama hakata. Neid ma vanglasüsteemis olen näinud tohutult, neid vaatad noored naised, kõik mida läbi lõigata saab, kõik on läbi lõigatud. Käed, kümneid ja kümneid ja kümneid kordi, jalgade pealt sooned, kõrid läbi ja nii edasi ja nii edasi. Eks, ja inimene võib-olla ei ole päris suitsiidini jõudnud. Meeste puhul paraku jah, risk on see, et inimene võib ka sinnamaani välja jõuda. See tähendab seda, et siis inimene kaotab elu mõtte. Ma loen teile mõningad sellised tsitaadid inimestest piiblis, kes kogesid seda. Me ei ole pädevad siin 2 või 3 tuhande aasta taguse inimese jaoks mingisugust diagnoosi puusat tulistama, aga kui te kuulate neid, mida nad on kirjutanud, neid sõnu ja neid mõtteid, siis ilmselt kumab siit läbi, et vist mõned nendest suurtest usukangelastest piiblis kogesid depressiooni. Kuulake, näiteks Mooses, 4. Moosese 11.14. Mooses on läbi põlenud, elust tüdinud ja palvetab, ütleb Jumalale sellised mõtted. Ei jaksa mina üksi kanda kogu seda rahvast, sest see on mulle liiga raske. Kui sa tahad mind kohelda nõnda, siis parem tapa mind, kui ma leian armu su silmis, et ma ei näeks oma viletsust. Suur Jumala mees, kellega Jumal räägib palgest palgesse, mitte läbi mingite sümbolite ja ma ei tea, kujundite. Jumal otse räägib Moosesega ja Mooses jõuab sellesse kohta, kus ta ütleb, et kõik rätik ringi, kes ei tea, mida see tähendab, siis boksis, kui ütleme 2 meest boksivad või naist, ei mingit seksismi. Ja näiteks treener näeb, et minu poiss või minu tüdruk saab ilmselgelt sisse, siis ta võib visata rätiku ringi, ütleb, et matš on lõppenud, andsin alla. Mooses on jõudnud sinna kohta, kus ta põhimõtteliselt ütleb, et ma olen valmis rätiku ringi viskama. Tapa mind ära. On sul hea meel, et Jumal sellele palvele ei vastanud? On omaette jutlus vastamata palve õnnistus, et see, mida mõnikord meie peame needuseks, on vastupidi meile suurim õnnistus. Jumal õnneks ei vastanud selle mehe palvele, aga see näitab, et mees oli ikkagi nagu läbi põlemise piiri peal väga-väga selgelt. Ütleb, et Jumal, tapa ära mind, ma ei taha elada, ma ei jaksa seda koormat kanda. Üks teine Vana Testamendi suurimatest usukangelastest Eelia, 1. kuningate raamatu 19.4 on samamoodi sellises läbipõlemise sarnases staadiumis ja palvetab nii. Või tema kohta öeldakse nii siis. Ta ise aga käis kõrbes ühe päeva teekonna ning tuli ja istus ühe leedpõõsa alla ning soovis oma hinges, et ta võiks surra ja ütles, see on siis nüüd tema suure Jumalamehe palve, küllalt. Nüüd, issand, võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Mooses, Vana Testamendi, ilmselt ma arvan, et suurim Jumalamees üldse ütleb, et ma ei jaksa, tapa mind ära. Eelia, kes olid need 2, kes ilmusid Jeesusele muutumise mäel? Mooses ja Eelia, mõlemad mehed kogesid sellist elutüdimust, et nad ütlesid, et elada ei taha, tapa ära. Ja muidugi meil on jällegi hea, tagantjärele tarkus on täppisteadus, on jälle nagu Murphy seadustus öeldakse, et meil on hea sellise tagantjärele tarkusega öelda, et no jaa, tegelikult asi pole nii hull. Seda on hea teada siis, kui kõik on möödas, kui kõik on öeldud ja tehtud ja surmavarju orust või sellest hinge pimedast tööst on läbi mindud. Hoopis teine asi on, kui sa oled selle sees. Ja mõned teist ilmselt on seda kogenud. Ei pea kätt tõstma, ei pea kõigile eksponeerima seda, aga ma usun, et siin on inimesi küll, kes on seda kogenud. Vaatame Iiobit. Iiobi kohta öeldakse, et ta oli kõige jumalakartlikum mees maa peal. Ja Iiobi 3.11 palvetab nõnda. Miks ma ei surnud ema kotta, üsast välja tulles ei heitnud hinge? Ta ütleb, miks ma üleüldse siia ilma sündisin? Eladagi ei tahaks. Sama Iiobi 3. peatükk salmist 20 ja 21. Ta ütleb, et miks antakse valgust vaevatule ja elu neile, kelle hing on kibestunud, kes ootavad surma, mis ei tule, ent kes otsivad seda enam kui varandust. Iiobit on tabanud selline tragöödiate seeria. See olnud üks väike tagasilöök, et ma ei tea, äri kõrbes põhja või naine läks ära. See oli ikkagi nagu enam-vähem kõik, mis nässu minna sai, seega läks.
ja järjest, mitte nii, et oli vahepeal nagu hingamispause, et enne kui üks jama oli täielikult nagu ammendunud, juba teine algas. Ja mees kaotas kõik ja siin ütleb nii, et ma otsin surma enam kui varandust. See on asi, mida ma kõige rohkem tahaks. Ja ometi, nagu ma ütlesin, tegemist oli kõige jumalakartlikuma mehega maa peal. Üks näide võib-olla mitte nii sellisest raskekaalu jumala mehest, see on selline natukene kahemõtteline tegelane, Joona. Joona on omadega hädas ja hädas mitte sellepärast, et ta on nüüd armetult läbi kukkunud oma eluga. Vastupidi, Jumal on saatnud ta missioonile, tema on öelnud, et ei lähe. Jumal on saatnud talle elutormi. Jumal võib ka elutorme saata. Eks, ja siis Jumal tegi tast esimese allveelaeva madruse. Mõni ütleb, et see on ikka kohutavalt julm, et Jumal nii käitus. See oli ainus, mis ta elu päästis. Mõni skeptik ütleb, et ei, see on ammu tõestatud, et inimene ei saa mingisuguse vaalakurgust alla minna, et välistatud, võimatu. Vale jutt. Mul siin konspektis ei ole, aga kuskil mujal teistes konspektides on. Vaalapüüdjad on kašeloti kõhust saanud kätte vähemalt 2 madrust, kelle kašelott on alla neelanud ja pluss veel suuremaid elajaid, näiteks haisid. Nii et see on füüsiliselt täiesti võimalik. Ärge uskuge neid ateiste ja skeptikuid, kes ütlevad, et te kristlased elate muumumaal, usute mingisuguseid naiivseid müüte, et tegelikult sellist asja ei saa olla. Igatahes tema on siis selle allveelaevaga toimetatud sinna, kuhu ta jõudma pidi, kuulutanud seda, mida ta kuulutada ei tahtnud, hoidnud pöialt, et ehk saab napalmi ja ei saanud. Ja siis ta nuriseb Jumala ees, et sellepärast ma ei tahtnudki minna, sest ma kahtlustasin algusest peale, et sa oled see pika meelega ja rikas eeldusest ja kõike muud, on ju. Mina tahtsin napalmi, sina ei andnud neile. Ja nüüd ütleb ta siis nii. Seepärast, issand, võta ometi minust mu hing, sest mul on parem surra kui elada. Ütleb, et kõik, ma tahaks ära surra. Ma ei tea, kas ta muretses sellepärast, et ta prohveti reputatsioon satub ohtu, et kuulutas ja midagi ei juhtunud või aga fakt on see, et selleni ta jõudis. Ja viimane näide piibli usukangelastest, kes kogesid vähemalt tõsist elutüdimust, kui mitte depressiooni, on Jeremia. Jeremia oli prohvetiks sellisel ajal, kus ilmselt prohveti amet ei olnud nagu top 10 kuskil tööotsimisportaalides, et kes tahaks saada prohvetiks, meil on selline vapustav aeg praegu. Kõik on halb, keegi Jumalat kuulata ei taha, keegi Jumala sõna järgi teha ei taha, kes tahaks hakata prohvetiks sellisel ajal. Nagu imelihtne on olla prohvet siis, kui kõik on hästi. Võrreldes neid kahte, kas või Joonat ja Jeremiat. Joona on oluliselt antipaatsam karakter, aga tema kuulutab ja tuleb ärkamine. Jeremia on oluliselt sümpaatsem karakter ja tema kuulutab ja mitte midagi tuleb. Ja ei tulegi ja ei jäägi tulema absoluutselt täiesti nullefekt, mitte mingisugust mõju ta sellega ei saavuta. Visatakse kaevu ja tahetakse ära tappa ja kõike muud. Ja mida ütleb siis suur prohvet Jumalale? See on Jeremia 20:14. Neetud olgu päev, mil ma sündisin ja päev, mil ema mu sünnitas jäägu õnnistuseta. Nii et me näeme, et see asi, millest ma täna räägin, ei ole sugugi mitte võõras ka pühendunud usu inimestele. Nii et kui sina võib-olla praegu vaevled, piinled selle käes, siis viimane asi, mida teha, on öelda, et ei, seda ei ole, sest ma olen ju kristlane, seda ei saa mul olla. Et ma arvan, et ikkagi mõttekas on vaadata tõele näkku ja öelda, et jah, see ilmselt puudutab ka mind. Ja võib-olla puudutab kedagi sinu lähedastest, nii et see ei ole selline teema, mille me saame nii-öelda vaiba alla pühkida ja öelda, et meil selliseid asju ei ole. Neid näiteid oleks veel, aga ma ei hakka neid ette lugema siin. Saalomon ütleb nii, et ta vihkas elu. Ta oli kõige targem mees maamuna peal, aga ega see tarkus teda nii palju õnnelikumaks ei teinud. Ta ütleb nii, et mida targem sa oled, seda rohkem sa saad aru, kui mäda tegelikult kogu see asi siin päikese all on. Et oleks selline lihtne primitiivne inimene, kes nagu väga palju elult ei oota. Et lähed metsa ja lased mingisuguse metssea maha ja viid koju ja naine õnnelik ja lapsed ka ja kõik on tore. Aga tema on selline mõtleja mees. Tema tahab ikka käsi põsakil mõelda, et ollalla või mitte ollalla ja siis ta jõuab järeldusele, et pigem mitte. Ja öeldakse seal nii, see on koguja 2.7 ja 2.20, et ta vihkas elu.
Nüüd jõuame siis konkreetsemalt nende põhjuste juurde, mis selle taga olla võiks. Ma nüüd natukene võtsin endale vabadust pisut seda teemat laiendada, et mitte ainult füüsiline, psüühiline või teemonlik. Ma olen lisanud seal mõned sellised detailid või mõned punktid juurde. Ma loodan, et nende punktide all ei tehta piip, et need ei sobi, eks. Kõigepealt see võib olla füüsiline. Inimesel võib olla kaasasündinud nii-öelda geneetiline eelsoodumus. Seda ma usun, et kõik, kes on natukene seda teemat uurinud või lugenud, olete juba avastanud, et see kipub käima perekonniti. Ehk siis tõenäosus, et kui näiteks võib-olla emal, vanaemal oli, siis tõenäosus on pigem suurem, et see võib edasi kanduda. See ei ole midagi sellist, mis on nagu graveeritud su geenidesse ja möödapääsmatu, eks nii nagu geenidega üldse on, et teatud asjad võivad kas aktiveerida teatud geene või mitte aktiveerida. Nii et see ei ole selline asi, ütleme, minu pärisisa oli alkohoolik, see ei tähenda, et mina olen nüüd nagu geneetiliselt eelprogrammeeritud saama alkohoolikuks ja ma teisiti elada ega olla ei saa, et lihtsalt käsi kohe sirutub selle viinapudeli järgi. See ei ole paratamatus, aga ütleme, et see on nii nagu kõigi geneetiliste eelsoodumustega, see on asi, mille suhtes tõenäoliselt inimene peab olema ettevaatlikum. Et see on nii-öelda ohufaktor minu elus, ma pean olema ettevaatlikum, ma ilmselt pean vaatama hoolikamalt neid asju ka, mida ma täna siin lühidalt räägin, et mismoodi neid asju oma ellu rakendada. Mina ütlen kohe otse ausalt välja, kui sa oled pigem nagu sellise eelsoodumusega inimene ja võib-olla sul on kalduvus ka natukene ülemõtlemisele ja võib-olla sellisele kurvameelsusele, siis tee kõik, mis sinust oleneb, et mitte aktiveerida neid geene. Sa usu mind, sa ei võida palju, kui sa niigi natukene sellise kurvameelse inimesena võib-olla hakkad lugema kuritööd ja karistust, kuidas Raskolnikov kirvega mõrvas. Et usu mind, very deep küll, jaa, ma Dostojevskit loen, hea meelega loen, aga ma loen teatud eluperioodidel ja teatud eesmärgiga. Kui mul oleks, ütleme, see surmavarjuorg või nagu nutuorg, nagu Taavet selle kohta ütleb, siis ilmselt surmavarjuorus soovitatav lektüür ei ole kuritöö ja karistus või mingi sarnane. Nii et hoolitse selle eest. Nii et see võib olla kaasasündinud nii-öelda geneetiliste põhjuste tõttu. See võib tekkida ka teatud psüühiliste või füüsiliste traumade tõttu. No näiteks, kui inimene pikka aega on stressis. Kunagi kuskilt lugesin, natukene teine teema, aga see näitab, kuidas psüühiline surve mõjutab inimest füüsiliselt. Vietnami sõjas võidelnud Ameerika helikopteripilootidel, kes kõik olid noored mehed, avastati väga paljudel arteroskleroos, nii et nende veresooned nägid välja nagu 90-aastastel inimestel. Miks nii? Ma ütlen, palju burgereid, ei ole palju burgereid, palju stressi, palju kortisooli, stressihormooni ja kui inimene on pidevas nii-öelda stressihormooni üledoosi seisundis, nagu need helikopteripiloodid olid, sa kunagi ei tea, millal sind alla tulistatakse, sa kunagi ei tea, kas ma siit missioonilt lähen tagasi, jõuan koju või ei jõua, siis see füüsiline, see on reaalselt füüsiline. Kortisool on mitte mingi mentaalne, ma ei tea, hingevõnge, lihtsalt mingisugune mittemateriaalne asi, vaid see on täiesti füüsiliselt mõõdetav asi. Ja kui inimene on pikka aega selle mõju all, pikka aega stressis näiteks või mingisugused traumad järjest tabavad, see võib olla mingi füüsiline trauma, ma ei tea, autoõnnetus juhtub ja inimene äkki jääb töötuks ja see võib põhjustada seda, et inimesel nii nagu füüsiline ihu võib nii-öelda katki minna, nii võib inimese aju ka katki minna. Ma seda ütlen kohe otse, et alguseks ära, ma kindlasti ei arva, et kõik depressiooni juhtumid on ilmtingimata seotud teemonitega ja alati tuleb teemonid välja ajada ja siis see lahendab kõik probleemid. Ma loodan, et keegi teist sellist jama ei usu, sest et see lihtsalt ei pea paika. See on jälle üks nendest lihtsatest lahendustest, aga valedest lahendustest keerulistele probleemidele. Nii et siis see võib olla füüsiline, kas kaasasündinud või mingi trauma tõttu tekkinud. On teisi põhjuseid veel, ma kõiki pikalt ei hakka loetlema, see võib olla mingite ravimite kõrvalmõju, see võib olla ealised iseärasused ja nii edasi, näiteks sünnitusjärgne depressioon. Naised ilmselt paljud teist teavad, mis asi on PMS.
vaatate nii, nagu ma räägiks kreeka keelt. No ütleme, et kui sa oled abielus naisega, kellel on tugev PMS, siis sa tead, millest ma räägin. Keegi kätt tõstma ei pea, sest et delikaatsed isikuandmed ei kuule avalikustamisena siin. Aga ütleme, et seal võivad olla täiesti puhtalt füüsilised põhjused. Toon teile ühe näite vanglasüsteemist. Üks professor Schönthaler Ameerikas korraldas katse 3000 kinnipeetavaga, noored kinnipeetavad, eks Kuldar ilmselt mäletab Viljandi aegu, kus noortel nende pidurdusmehhanismid on palju kehvemad kui meil ja lastel veel kehvemad kui noortel. Ja ütleme, et see, et nemad mingeid asju läbi elavad nii ekstreemselt, ei tähenda, et see meid ei puuduta. Me lihtsalt oskame paremini feikida või paremini pidurdada. Aga need protsessid kõigis meie sees toimivad. 3000 noort kinnipeetavad ja nendega tehti selline huvitav eksperiment, et ma mäletaks, oli 2 kuu või mingisuguse mõne kuu perioodi jooksul ei antud neile mitte mingit rämpstoitu. Mitte midagi sellist, mis nende veresuhkrut nagu kardiogrammi üles-alla hüppama paneks, mitte mingisuguseid selliseid asju, ütleme, suhkrupomme, jooke, sööke. Nüüd ma jälle vist rikun kellegi tuju või meeleolu või kellegi businessi ära siin. Igatahes mingit rämpstoitu neile antud, sellist täiesti tavalist kvaliteetset toitu, mis veresuhkru hoiab üldiselt stabiilsena ja rämpsu süüa ei tohtinud. Nüüd kuulake. Igasugune antisotsiaalne käitumine vähenes 21%, 1/5. Mitte ühtegi muud meedet ei kasutatud, ei mingit piitsasid või präänikuid, puhtalt see, et anname noortele normaalset süüa. 21% vähenes antisotsiaalne käitumine. Rünnakud vähenesid 25%, veerandi võrra. Töötades vanglasüsteemis, ma näen, kui oluline see asi on. Eks mõned inimesed lihtsalt, nad võivad näha kurja vaevat, ennast kontrollida, ühel hetkel ikkagi läheb katus sõitma ja siis juhtuvad igasugused asjad, mida ma siin kirjeldama ei hakka. 25% vähenesid rünnakud puhtalt selle tõttu, et noored said normaalselt süüa. Ohjeldusvahendeid, mis neil olid, ma ei tea, meil on seal pisargaasid ja teleskoopnuiad ja käerauad ja mõningad muud asjad veel. Ohjeldusvahendeid kasutati 75% vähem. Ei olnud tarvis lihtsalt. Ei olnud nii ekstreemseid olukordi, kus oleks tarvis olnud ohjeldusvahendeid välja võtta. 75%, see on ikka jalust rabav tulemuseks. Suitsiidide arv vähenes 100%. 100%. Inimene, kes tahab hoida ennast, eriti kui sul on mingigi eelsoodumus selleks või mingi nõrk koht, et põlv hästi ei lukustu, siis esimene asi, millest sa võiks alustada, on see, et vaata üle oma menüü. Vaata üle oma liikumise ja toitumise harjumused. Ma mäletan ühe naise tunnistus, kes oli pikka aega sügavas depressioonis. Antidepressandid alguses aitasid, pärast enam ei aidanud ja siis ta ütles, et ta tegi 2 asja. Praakis välja suhkru oma menüüst ja hakkas käima jooksmas. Mäletan mingi 3 või 4 korda nädalas. Ja ütles, et 2 kuuga 60% depressiooni sümptomitest olid kadunud. Puhtalt sellest, et sa jooksuga annad heaoluhormoonidele sellise restardi ja su veresuhkur ei käi niimoodi tõnd üles-alla. Nii et see on täiesti niivõrd praktiline, kui veel olla saab. Inimene võib reaalselt süüa ennast depressiooni. Täiesti füsioloogiliselt võimalik. Sa sööd seda, ma ei ole teadlane, aga ma olen seda teemat natukene uurinud, nii et ma ei saa öelda, et ma olen ekspert, aga natukene tean sellest. Kui inimene sööb teatud toite, siis see kujundab välja tema soolestiku mikrofloora ja on huvitavalt avastatud seda, et depressiivsete inimeste soolestiku mikrofloora on üsna sarnane. Ja need soolestikubakterid eritavad teatud kemikaale, mis omakorda mõjutavad sinu ajurakke, kaasa arvatud kõiki sinu meeleolu ja nii edasi, nii edasi. Nii et sisuliselt sa võid süüa ennast depressiooni, kui sa sööd enda selle soolestiku mikrofloora tuksi, selle halva menüüga. Ja siis tõenäoliselt ei ole lahendus see, et sinust peab ajama välja kurja vaimu. Siis ei ole lahendus tõenäoliselt see, et lähen ette, alur, võimas Jumala mees, paneb käed peale, palvetab kõik. Aluril ei ole võlukepikest. Või on? Ei ole. Alur raputab pead. Aluril ei ole võlukepikest. Ehk siis tõenäoliselt lahendus ei ole see, et keegi inimene paneb käed peale ja palvetab ja siis on kõik lahendatud. Tõenäoliselt see võib alata sellest, et sa pead tegema päris korralikud korrektuurid selles, mis läheb suust sisse ja sellest, mida sa oma kehaga teed. Nii et mõned võivad olla täiesti sellised puhtad füüsilised asjad, mida me saame teha. Et need asjad, mis ärritavad ja tekitavad seda
depressiooni lihtsalt füsioloogiliselt need asjad kõrvale panna. Ma vanglas aeg-ajalt kasutan sellist naljakat näidet, et rotiga tehti selline huvitav eksperiment. Rotil pandi klemm aju, ehk siis nõrkvoolu elektrood aju mõnu, no nii-öelda mõnu keskusesse, sinna kohta, kus ta kogeb mõnutunnet. Ja ette pandi pedaal. Rott vajutas pedaali, sai kaifi. Roti kaifi pedaali. Teate, mida Rott tegi pärast seda? Rott tallas ohjeldamatu 5000 korda tunnis. See oli ikka fenomenaalne. 5000 kaifi tunnis. Ta unustas ära kõik muud tegevused. Ei söönud enam, ei joonud enam, ei maganud enam. Kõik muu oli nagu tähtsusetu. Mis elu ma olen enne küll elanud. Roti elu, aga nüüd. Ja tallas oma pedaali, kuni ära suri. Sa ütled, et no mis tast tahta? Loll rott on ju väike aju ja mis tast ikka tahta. Tegelikult ma ütleks, et väga paljud inimesed ei käitu väga palju targemini. Kui aamen on verbaalselt liiga kulukas ja ekstravagantne, siis võid öelda. Et see on säästu aamen. Säästu aamen sobib ka mulle täitsad. Nii et ära ole nagu see rott, kes oma kaifi pedaali tallab ja ise põhjustab seda füüsiliselt, seda meeleolu kõikumist ja nii et ühesõnaga. Füüsilised põhjused võivad olla. Psühholoogilised põhjused võivad olla, hingetraumad, ma ei tea, lahutus, koondamine, lähedase inimese surm, raske haigus või midagi taolist. 25% depressiivsete häiretega inimestest väidavad, et nad on kogenud tugevat stressi ja ligi 50% inimestest, kes on kannatanud posttraumaatilise stressihäire all, kogevad depressiooni. Nii et see võib olla psühholoogiline ülepinge. Ja nagu ma ütlesin, et vanglas seda ma olen näinud. Nagu reaalselt oma silmaga oma hoolealust, kes kunagi oli täiesti adekvaatne ja siis ma mäletan vestlust, vaatan, mõtlen, et siin ei ole enam kõik korras. Ja siis läks asi halvast väga halvaks ja ma teile olukorda ei hakka kirjeldama, sest see oli väga-väga robustne ja lõppes sellega, et ta tappis ennast ära. Aga see algas sellest hingetraumast ja stressist ja nii-öelda aju kõrbes läbi ja lõppes nii kohutavalt. Ma usun, et suurem osa depressioonist ei ole tingitud geneetilistest või nendest nii-öelda eelsoodumusega bioloogilistest põhjustest. Ma usun, et suurem osa on tingitud tegelikult mingit otsapidi inimese eluvalikutest ja ka sotsiaalsetest faktoritest. Eelmises punktis ma rääkisin natukene rämpstoidust. On üks asi veel, mis mürgitab inimesi, tekitab masendust ja elutüdimust, on rämpsväärtused. Rämpsväärtused, mida meie ühiskond propageerib, eriti sotsiaalmeedias. Mõned ikka jälle küsivad, et Kroll, miks sind kuskil sotsiaalmeedias ei ole? Punkt 1, mul ei ole aega. Et no ma ikka suure osa ajast olen kinni. Vanad vangid ütlevad, et sinus rokk on pikem kui mul. Et kui panna kokku kõik need tunnid, mis sina oled vanglas istunud ja mis mina olen istunud, siis sul on aega rohkem veedetud siin. Esiteks, mul ei ole aega ja ma teen paljusid asju vanglatöö kõrvalt veel. Punkt 2, mul puudub vähimgi huvi. Ma ei taha vaadata kiiresti vilkuvaid pilte, mingisuguseid tiktokereid ja mingisuguseid influencereid, suunamudijad on see eestikeelne hästi totter termin, aga mind tõepoolest ei huvita. Absoluutselt, ma pigem kasutan oma aega selleks, et lugeda. Ma ei ütle, et sotsiaalmeedia on kuradist, ma ei ütle, et kui sa oled kuskil mingi sotsiaalmeedia konto teinud, siis oled metsalise märgi võtnud enda peale ja põled põrgus igavesti ja pääsemist ei ole. Mitte seda. Kui sa suudad doseerida mõistlikult, palun. Kui ei suuda, mine ära. Mitte siit praegu on ju. Sotsiaalmeediast ma mõtlen. Sotsiaalmeedia soodustab kohe kindlasti. Seda on ka kusjuures noorte puhul, seda on uuritud, seda võib öelda, et on suhteliselt kindlalt tõestatud, et sotsiaalmeedia süvendab, tekitab ja süvendab ärevust ja otsapidi depressiooni ka. Inimesed vaatavad teist elu, mõtlevad, no mis sul küll viga? Sul on niisugune vittabella, selline nii ilus elu, aga mina. Ja ta muidugi nagu nii kaugele ei suuda või vaevu mõelda, et ma mõtlema, et äkki see, mida mulle seal näidatakse, on lihtsalt klantspilt sellest elust, et ta tõenäoliselt ei ela iga päev nii, nagu ta sotsiaalmeedias näitab. Ja siis hakatakse võrdlema ennast nende nii-öelda edukate inimestega ja toredate inimestega ja ma öeldakse, et minu elu ei ole üldse elamist väärt. Et kui mul ei ole nii palju klikke, nii palju laike, nii palju järgijaid kuskil sotsiaalmeedias, et siis selline elu ei ole elamist väärt. Kindlasti sellised
ma panin täitsa omaette kategooriaks, see oligi üks nendest, mida ma siia juurde lisasin, depressiooni sotsiaalsed põhjused. Et võib öelda, et on füüsilisi põhjuseid, on psühholoogilisi põhjuseid ja siis otsapidi see psühholoogia ma seoks sotsiaalsete põhjustega. Ja mida ma silmas pean on see, et inimeste head suhted kaasinimestega kipuvad ära kaduma. Ma kuskilt leidsin sellise huvitava statistika. Taanis elavad väidetavalt maailma kõige õnnelikumad inimesed. Ja huvitaval kombel siis põhjuseks, miks nad nii õnnelikud seal on, tuuakse see, et 92% elanikkonnast kuuluvad mingisse sotsiaalsesse gruppi. Mis iganes on need jahimehed, kalamehed, motomehed, trennimehed, mis iganes muud mehed, eks kes teevad midagi mõttekat, eks mõttetute meeste klubisse ei ole ilmselt väga kasulik kuuluda, et veebiaadress www.mõttetumees.ee. Ilmselt see ärevuse taset ei kahanda ja ilmselt sul nagu mingid positiivsed emotsioone ei anna. Aga kui sa kuulud kuhugi gruppi, millega sa jagad väärtusi ja sa saad sealt midagi ja sa annad sinna midagi, sul on reaalne suhe, mitte virtuaalne suhe. Ma kunagi jutlustasin sõprade tähtsusest ja keegi inimene ilmselt ei suutnud välja kannatada, mida see Kroll seal ees räägib. Ja ma rääkisin, et paljudel inimestel kas sõpru ei ole üldse või on väga vähe. Sest tema kraaksatas vahele jutlusele, et mul on, ma ei mäleta, mingi a la 700 sõpra Facebookis. Ma vaatasin, et see oli üks õudusfilmide sarja selline sissejuhatav muusika, kui noored inimesed ei tea, et mis asja see Kroll seal ees teeb. Ma mõtlesin, et kui sa tõesti arvad, et need, kes on sul sotsiaalmeedias, Facebookis näiteks sõbrad, et need on sul nagu pärised sõbrad, siis sa vajad abi. No võib-olla mitte päris valgetes kitlites onusid süstaldega, kes tulevad ja viivad kuhu tarvis, aga vähemalt natukene nagu planeet Maaga taas tutvustamist. Et need asjad ei ole nii. See, et mul on mingis sotsiaalmeedia platvormis, mul on seal võib-olla 100 sõpru, kui palju neist on selliseid, kes tuleks sulle järgi kuhugi, ma ei tea, alutaguse metsavahe teele kell 4 öösel, kui sul on rehv puruks läinud ja tagavararehvi ei ole. Mina tean, mul on vähemalt 2-3 inimest, kes on mul nii head sõbrad, et ma tean, et kui ma neile helistaks, siis nad ütleks, et kuule, come on, kutsu autoabid. Ma tean, et need on pärised sõbrad ja see mõjutab. Miks ma neid asju niimoodi kaardistan? Põhjus on väga lihtne. Me ei taha lahendada sügavat probleemi totakate klišeedega. Et lihtsalt palvetame, lihtsalt ajame mingi kurja vaimu välja või eemale või lihtsalt paneme keemia peale. See lahendab ka kõik probleemid. Antidepressandid ei aita neid inimesi, kellel need asjad on paigast ära. Sest nende depressiooni põhjus ei ole see, et aju ei saa piisavalt serotoniini ja siis on keemiline tasakaal paigast ära ja siis anname neile keemiat, mis peaks selle tasakaalu panema. Nende probleem on mujal. Ja seepärast tuleb nendega tegeleda, nii et psühholoogilised põhjused, sotsiaalsed põhjused. Huvitav Edinburghi ülikooli ärikooli raport ütleb seda, et liiga suur sõprade arv sotsiaalmeedias võib suurendada stressitaset. Esiteks kuvandi küsimus, et ma pean kogu aeg mõtlema, et millisena ma välja paistan teistele. Tekib selline avaliku arvamuse sõltuvus. Ja teiseks see võib olla ka kartus kedagi solvata, et ma hakkan teesklema. Ma ei räägi enam ausalt, ma ei kirjuta enam ausalt, sellepärast, et ma tajun sellist ühiskonna survet, et ma ei julge suud lahti teha ja mis sest siis kasu on, siis see pigem töötab vastu. Nii et võib-olla mõne puhul praktiline rakendus täna ei ole mitte õhtusel teenistusel eespalvele tulla, vaid vaadata oma sotsiaalmeedia üle, vaadata, kes võiks saada kinga ja kes võiks jääda alles. Väga praktilised asjad, mulle meeldivad praktilised asjad, jälle ma tsiteerin Derek Prince'i. Ta ütleb nii, et kui mingi asi ei ole praktiline, siis see ei ole vaimulik. Kui mingi asi ei ole praktiline, see ei ole rakendatav, see on lihtsalt selline mingi abstraktne teooria, siis see tõenäoliselt ei ole ka vaimulik, siis see on lihtsalt inimese mingi intellektuaalsete mõttelendude tagajärg. Nii, aga nüüd, aeg on viimane vaenlane, kellele ots peale tehakse. Ma
Viimase punkti olen sõnastanud nii, mitte depressioon kui teemonlik põhjus, vaid ma olen sõnastanud selle depressiooni vaimsed põhjused, sest ma usun, et siin võib olla pisut rohkem kui ainult teemonlik algupära. Ja mida ma silmas pean? Esimene põhjus võib olla see, et inimene, kes on kunagi tundnud Jumalat, on eemaldunud Jumalast. Psalm 33:21 räägib sellest, et Jumal on rõõmuallikas. Ja kui sa rõõmuallikast oled lahti ühendatud ja eemaldunud, siis ilmselt see võib hakata mõjutama ka neid meeleolusid, eks? Mõni on seda teinud selleks, et nagu Hebra 11:25 ütleb, et nautida paturõõm, aga paturõõm on üürike. Eks sellele järgnevad ebameeldivad tagajärjed. Mäletate, kuidas Lible kevades ütles viina joomise kohta, et ega viina ei jooks, kui purju ei teeks. Kujuta ette, kes jooks viina, kui kohe tuleks pohmell. Et nagu kaif jääks vahele, kohe tuleks pohmell. Mitte keegi, ükski terve mõistusega inimene seda ei teeks. Patuga on sama lugu, et kui jääks paturõõm ära ja tuleks kohe nii-öelda pohmell, ehk siis selle ebameeldivad tagajärjed, siis tõenäoliselt me teeks seda palju vähem. Aga miks ma mõtlen me, mitte teed, ma samamoodi inimene nagu te kõik, eks. Miks me seda ikkagi kipume tegema, on see, et sellel midagi on ja see ahvatleb meid eemale Jumalast kui rõõmuallikast. Ja selle tagajärg võib olla see, et inimene satub masendusse. 5. Moosese 28:65, kes on lugenud 5. Moosese raamatu 28. peatükit, terve see peatükk räägib õnnistustest alguses. Ja siis kuskil 2-3 korda rohkem räägitakse needustest ja üks needustest muuseas on mis asi? Masendus ehk depressioon. 5. Moosese 28:65 ja see masendus, mida ta seal kirjeldab, on sõnakuulmatuse tagajärg. Siin ei ole lahendus, et paneme tabletid peale või ajame kurjavaimu välja või kupatame välja jooksma ja ärme lase tal rämpstoitu süüa. Siin on lahendus see, et rõõmuallika juurde tagasi. Siin on lahendus meeleparandus. Siin ei ole kiireid teid, et lihtsalt lähed ette, lased endale käed peale panna ja klõpsti, kõik on lahendatud. Inimene peab meelt parandama. Ja siis, kui ta tuleb rõõmuallika juurde tagasi, siis see, ma ei ütle, et sa automaatselt annad talle kohe klõpsti pääste rõõmu tagasi. Taavet palvetab, mäletate, Psalm 51, et Jumal, anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest. Ehk siis see oli kaotsi läinud. Aga see vähemalt loob eeldused, et inimene võib selle tagasi saada. Inimesega võib juhtuda, kui ta Jumalast eemaldub, ka selline asi, nagu piiblis seda kirjeldatakse, et ta süda võib murduda. Võite ise pärast vaadata piibel.netist või analoogsest venekeelsest programmist ja lööge sisse otsingusse murtud süda või murtud vaim. Te näete päris mitmeid vasteid. Inimese vaim võib murduda ja üks põhjus, miks ta võib murduda, ongi see, et ta on Jumalast eemaldunud. Nii et siin lahendus on lähemale Jumalale. Ma ei hakka seda lahti tegema, aga võib-olla ma arvan, et siin vist ei ole ühtegi inimest, kes ei oleks lugenud Vana Testamendi Danieli raamatust lugu sellest hullumeelsest kuningast Nebukadnetsarist, kes käis ringi oma palee rõdul ja ütles, et vaata, mis ma kõik teinud olen ja ma olen nii kõva mees. Ja siis Jumala ingel ütles, et nii arvad, jah. Sult kõik võetakse ära. Ja ütled, sa sööd rohtu nagu veis. Kuni sinust käib üle 7 aega, kuni sa lõpuks saad aru, kes on boss ja kes ei ole. Ja öeldakse, et Jumala karistus selle mehe ülbuse juhkuse eest oli see, et tal võeti aru peast. Nagu tänapäeval selline tüüp viieb psühhiaatriahaiglasse, siis tõenäoliselt pandaks talle mingisugune diagnoos. Ma ei tea täpselt, mis see võib olla, meil ei ole piisavalt infot, kas skisofreenik või mingisugune muu. Aga fakt on see, et mingi diagnoosi ta saaks. Aga huvitav detail asja juures on see, et Jumal põhjustas selle diagnoosid. Ei või olla, Jumal selliseid asju ei tee. No mis me siis teeme piiblis nende kohtadega, kus Jumal teeb neid asju? Loomulikult ta ei vali suvaliselt välja, et vaat Kuldar käib mulle täna närvidele, et piksenool taevast ja masendus ja depressioon ja hullumeelsus. Loomulikult see on tema patu tagajärg, mida siin kirjeldatakse. Aga see väljendus selles, mida meie võiks defineerida mingisuguse nii-öelda psühhiaatrilise diagnoosiga. Ja seal ei olnud lahendus see, et jälle paneme Nebukadnetsarile antidepressandid peale ja anname talle liitiumi ja Xanaxit ja ärge arvake, et ma olen põhimõtteliselt vastu. Ma ütlen otse välja, et mina ei ole antidepressantide või selliste nii-öelda psühhotroopsete ravimite vastane, sest ma tean, et terve hulk mu hoolealused oleks ammu surnud,
kui nad ei oleks neid vajalikul ajal saanud. Ma kindlasti ei arva, et see oleks normaalne, et inimene terve oma elu nende all elab. Kui on mingisugune selline periood, ma mõtlen jällegi ikka oma hoolealuste kontekstis, kui me oleme kokku puutunud selliste inimestega, kes on täiesti reaalselt akuutses seisundis, nad on ikka nii, et parimal juhul sa võid selle nii-öelda pikkade varrukatega särgi selga panna ja kinni siduda, aga see teda terveks ei tee. Ja kui see ravi aitab tal üle minna sellest keerulisest perioodist, kuidagi stabiliseerib tema ajukeemia ära, palun. Eks ma ei ole põhimõtteline vastane. Ma tean inimesi, kes on täiesti veendunud, et kõik antidepressandid on saadanast ja mitte mingil juhul mitte kunagi mitte keegi neid kasutada ei tohiks ja kui kasutab, siis on suure patu teinud. Mina seda ei arva. Ma usun, et nii nagu inimese seedimine võib tuksi minna ja võib vajada ravi mingi muu asi, see iseenesest ei ole saadanast. Suur tänu kõrvulukustavate ovatsioonide eest, aga jah, mul on ka õigus oma arvamusele, nii nagu teilgi. Mida ma selle punkti all siis lõpetuseks tahaks öelda, selle vaimuliku poole pealt siis? Sellises olukorras depressioon on signaal, mis osutab tõsisemale probleemile. Sellisel juhul depressioon on signaal, see on nagu autoarmatuuri peal punane tuluke, et palun ära sõida rohkem, sul on õli mootorist välja voolanud. Sõitsid oma, ma ei tea, karteri puruks kuskil, õli on välja voolanud, kui sa veel natuke sõidad, siis see mootor jookseb kokku. Ja siis ei ole lahendus see, mida mõned geniaalsed automehaanikud teevad, et paneme juhtmed külge, kustutame selle veasignaali ära armatuuri pealt ja kõik on korras. Ei ole korras, natuke sõitu ja siis on automootor kokku jooksnud ja see läheb väga-väga kalliks maksma. Nii et siis see depressioon võib olla signaal. Nüüd, viimase punktina, see võib tõepoolest siis olla teemonlik. Derek Prince'i ma olen siin juba 2 korda tsiteerinud või viidanud temale. Derek Prince kirjeldab seda, kuidas tema suguvõsas, isapoolne suguvõsa oli sügavalt depressiivne. Ta ütles, et praktiliselt kõik, keda tema teadis, olid sügavas depressioonis. Kui tema sai päästetud, siis sellest depressioonist tema lahti ei saanud. Ta kirjeldab aastaid, kus ta nelipühi, karismaatiline, püha vaimu täis, imedesse uskuv pastor. Ja ta ütleb, et ma vaevlesin sellise depressiooni käes, mis ei allunud mitte millelegi. Ükskõik kui palju palvetasid, null efekt. Ükskõik kui palju paastusid ja paastus paljud, null efekt, mitte mingisugust tulemust. Ja ütles, et need olid kohutavad ajad. See on ilmselt hullem versioon sellest, mida üks keskaegne katoliku püha risti Johannes nimetas, et hinge pime öö. Et kujuta ette, kui ikkagi nagu suur osa su elus on hinge pime öö, et sul on nagu nii halb olla, nagu üks depressiooni käes kannatanud inimene ütles, et see on selline tunne, nagu sul koer sureks ära ja iga päev nii. Ja ta ütles, et ma püüdsin igal võimalikul ja võimatul moel selle asjaga hakkama saada, arvestasin end surnuks patule, tunnistasin, et kirjutatud on, palvetasin ise, lasin enda pärast palvetada, paastusin, mitte miski ei mõjunud. Ja ühel hetkel ta luges prohvet Jesaja raamatut. Jesaja 61, see on see, mida Jeesus luges oma esimeses jutluses Natsareti sünagoogis. Jesaja 61:3, eestikeelses piiblis ei tule välja otseselt, seal öeldakse, et Jumal annab meile ülistusrüüb kustuva vaimu asemel. Inglisekeelsed paljud, mitte kõik, aga paljud tõlked ütlevad raskuse vaimu asemel. Ja ta kirjeldab siis, et kui ma lugesin seda, siis äkitselt see sai elavaks. Teate, nagu meil aeg-ajalt on, et see tekst nagu hüppab näkku sulle sealt. Ja ütles, et püha vaim kõnetas mind ja ütles, et see on sinu probleem. See on raskuse vaim. Ehk et see on reaalne olend, kes sind rõhub. Mõni ütleb, kas siis suur piibliõpetaja Derek Prince oli seestunud? Ei olnud seestunud. See oli see vaim, kes teda rõhus, survestas, ründas. Üks teine jutlustaja kirjeldas nägemust, ta palvetas mehe pärast, kes pidi minema psühhiaatria haiglasse ravile. Oli juba kõik protseduurid tehtud, lihtsalt füüsiliselt polnud kohale viidud. Ja tuli teenistusele, tema eest palvetati, midagi ei juhtunud. Ja siis ta ütleb, et natuke aega hiljem silmanurgast nägi ja Jumal vaimude eristamise vaimu Anni läbi näitas talle, mis selle mehe probleem on, tõmbas nii-öelda kardina vahelt. Ja ta ütles, et äkitselt ma nägin sellist ahvipärdiku sarnast teemonit. Nägu oli teistsugune kui ahvil, aga ütles, et see nägi välja nagu ahvipärdik, kes hoidis ta pead sellises haardes ja pigistas.
Mees oli depressioonis, ei saanud magada ja siis jutlustaja sai aru, et see on teemonlikult põhjustatud probleem. Käskis Jeesuse nimel sellel pärdikul kaduda ja see kadus ja mees ütleb, oi, mul nagu mingi raudrõngas oleks ümber pea äkitselt purunenud ja depressioon läinud, ärevus läinud, magada sai, psühhiaatria haiglas pandi uus diagnoos, öeldi, et sa mees oled täiesti terve, mine koju. Aga kui ei oleks Jumal tulnud appi, vaimu Anni läbi näidanud seda, siis ilmselt ei oleks see mees mingit abi saanud. Nüüd tagasi Prince'i juurde, ta ütles, et tema läbimurrang algas sellest, kui ta hakkas seda kohtlema kui isikut, mitte kui nähtust. Kaasa sündinud, eks isa oli depressiivne, vanaisa oli depressiivne, ju siis see on lihtsalt minu osa selles elus. Et ta sai aru, et see oli raskuse vaim. Ja siis, kui ta sellel vaimolendil Jeesuse nimel käskis kaduda, siis murdis läbi ja siis sai päriselt vabaks. Nii et ma olen selles absoluutselt veendunud, et depressioon, see raskuse vaim või rõhumise vaim, see võib olla teemonlik probleem. Ja siis ei ole lahendus see, et paneme tabletid peale, siis ei ole lahendus see, et viime ta jooksma, anname talle korralikult süüa. Siis on lahendus see, et on tarvis see tegelane sealt välja ajada. Või murda selle tegelase meelevald, käskida eemale kaduda. Kõik ei ole, alati seotud selles mõttes, et teemon nende sees on. See võib olla nii, et ta mingite perioodidega käib seda inimest vaevamas, ründamas. Nagu selline vaimne sõda käib. Ja ta võib-olla ei oska vastu panna. Ja siis on see koht, kus see meelevald meil on antud, et see läbi lõigata. See on tõsine asi, sest see võib lõppeda väga halvasti. Mäletate selle Gerasa seestunu puhul, mismoodi tema käitus? Selles mees oli terve leegion teemoneid. Ja öeldakse nii, et ta esiteks peksis ennast kividega, ennast kahjustav käitumine. Tänapäeval võiks olla lõikumine või suitsiidikatsed. Ja siis, kui lõpuks need teemonid olid välja aetud, siis mis oli esimene asi, mida teemonid tegid sigade sees? Täiesti absurdne, ebaloogiline, põhjustasid nende massisuitsiidi. Täiesti ebaloogiline käitumine, eks just olete saanud minna sigade sisse ja siis kohe tapate need sead ära ja peate leidma endale uued ohvrid kusagilt. Aga see näitab, et selle vaimu mõju oli nii suur, et inimene suutis ennast ohjeldada ja ainult kahjustada, mitte ära tappa. Loom siga siis, kellel ilmselt ei olnud nagu psühholoogilisi pidurdusmehhanisme nii häid, ei suutnud ja need panid kõik ja tapsid ära ennast. See vaim või need vaimud täpsemalt seal sees põhjustasid nii need probleemid, nende sümptomid ja kõik muu. Ja siis, kui see sai välja aetud, siis öeldakse, et mees oli selge mõistusega. Mulle aeg-ajalt meeldib neid piiblilugusid edasi mõelda, et mis sai pärast. Ja ma püüan ette kujutada, et kui see mees läks näiteks koju tagasi, ema teeb ukse lahti, esimene pilk. Ma kujutan ette, et see ema sulas loiguks. Muidugi see hõlmab tervet hulka muid asju veel. Ilmselt jah, ta oli oma ime kätte saanud. Ta tõenäoliselt pidi hakkama nüüd õppima ameti selgeks ja tööd tegema, kõik sellised mitteglamuursed asjad ka veel. Aga Jumal andis talle nii-öelda uue stardipositsiooni, täieliku restardi. Umbes 15% depressiooni all kannatavatest inimestest sooritavad enesetapu, nii et see on tõsine asi. Sellega on tarvis tegelda. Depressiooni all kannatavate meeste suitsiidsus on 3 korda kõrgem kui naistel. Ehk siis, nagu ma siin alguses ütlesin, mehi ohustab depressioon küll 2 korda vähem kui naisi, aga kui see juba on oma teemonlikud kombitsad inimese psüühikasse ajanud, siis tõenäosus või risk on palju suurem. Ma ei hakka kõiki neid kohti ette lugema teile. Ma usun, et te teate neid niigi. Sauli lugu on üks, mis illustreerib väga hästi. Kui püha vaim läks ära tema pealt, siis tuli kuri vaim ja tema puhul see ei manifesteerunud nii, et ta oleks nüüd seal üksinda loote asendis magamistoas nutta ulgunud, aga see väljendus selles, et ta märatses ja ta tahtis tappa inimesi. Ja see oli teemonist põhjustatud, selline käitumine. Inimese puhul ei pruugi see nii ekstreemne olla, aga see kindlasti võib olla selline sundmõtete laviin. Sa oled täiesti mõttetu inimene. Sinust ei saa mitte midagi, sa oled lootusetu tüüp. Saatan, vendade süüdistaja, loobib seda saasta sulle mõtetesse. Ja mõned inimesed, ma vanglas, suurem osa kaplani tööst ei ole jutluste pidamine. Ma just tegin oma kuu aruande, ma pidasin, kus oli vist 5 jutlust ja 59 vestlust. Nii et individuaalne vestlus inimesega on põhiline, millega ma tegelen.
ja see on tihtipeale põhiline asi, mida ma vestluste käigus pean tegema kristlastega, kes küll usuvad, et nad on sooritanud andestamatu patu. Üks Ameerika psühhiaatriahaigla juhataja ütles, et 90% minu patsientidest usuvad, et nad on sooritanud andestamatu patu. Ja siis sa pead suutma talle selgeks teha, et tead, kallis mees või naine, et kui sa oleks teinud andestamatu patu, siis sa ei istuks praegu siin ja ei muretseks selle pärast, kas sa saad Jeesuse juurde tagasi või mitte. Sul oleks sügavalt ükskõik sellest. Sa istuks, ma ei tea, mängiks kaarte kellegagi või ajaks mingit muud asja. See fakt, et sa siin oled ja tunned muret oma usu ja oma suhte pärast Jumalaga, näitab mulle, et sa ei ole korstnasse kirjutatud, sa ei ole andestamatut pattu teinud. Ja sa pead inimesi, nagu Piiblis öeldakse, nende meeli uuendama Jumala sõnaga nii, et nad saaks aru, et see ei ole nii ja et saatan vendade süüdistajana ei saaks oma viirusi külvata nendesse. Üks hästi lahe koht Sakaaria raamatu 3. peatükis. Ülempreester on seal, ülempreester Joosua ja öeldakse, et tal olid räpased riided seljas ja räpane peamähis peas ja saatan tema paremal pool teda süüdistamas. See on Sakaaria 3:1-5. Ja siis tuleb Jumala ingel, ütleb, et võtke räpased riided seljast, räpane peamähis peast, pange puhtad riided selga ja võib öelda, et saatanale kõmb eemale. See on see koht, kus me peame hakkama kõigepealt sageli selle vaimuliku sõjaga tegelema. Oma meeled uuendama, need räpased kaltsud oma pea ümbert välja viskama, oma liha talitsema. Paningi siia ühe sellise väikse nimekirja asjadest, mida siis peaks tegema, kui on selge, et tegemist on vaimse probleemiga. Ja vaimse, ma ei mõtle vaimse nagu psühholoogilise, vaid vaimse nagu vaimse teemalikult. Kõigepealt inimene peab õppima talitsema oma liha. 1. Korintus 9:27, sest see on see kanal, mille läbi tihti peale need vaimsed viirused sisse tulevad. Kui seda ei suuda, siis tulevad sisse ja meie vastupanuvõime on umbes nagu selline auklik sõel. Peab talitsema oma mõtteid. 2. Korintuse 10:3-5 ütleb, et võtta vangi mõtted Kristuse sõnakuulelikkuse alla, et kui sa peast uuritavad mõtted, sa oled väärtusetu, sa oled loll, sa oled tühine, sa oled kole, sa ei kõlba kristlasekski, mis sa sinna kirikusse lähed, mis sa sinna Nelijärvele laagrisse lähed, seal on Nelijärvel on päris 4 pühilased, mitte sellised nagu sina. Sa ei kõlba, ma ei tea, luterlaseks, sa ei kõlba õigeusklikuks, kõige vähem veel 4 pühilaseks. Selliseid mõtted võib tulla, et sa ei kõlba, sa ei ole piisav, sa oled see, teine ja kolmas. Ja kui palju ma olen näinud inimesi, kes jäävad seda uskuma, et ju siis nii ongi. Ja igasugune vastupanu kaob, nad ei püüagi vastu hakata, selle asemel, et teha nii, nagu Paulus ütleb. Võta vangi. Su mõistuse koridorides jalutab mingisugune tegelane, küsid, kes sa selline oled ja kus sa siia said? Näita töötõendid. Mina olen hommikul vanglasse, ei piisa sellest, et ma olen hea inimene, laske mind siia. Kui mul ei ole töötõendid, ei ole sissepääsu luba, mind vangi ei lasta. Ja kui ma oleks kinnipeetav, ma tahaks välja saada ja mul ei ole vabastamistõendid, siis mind ei lasta välja. Samamoodi me peaksime käituma oma mõtetega. Võta vangi kõik need mõtted, mis on Jumala sõnaga vastuolus. Otsusta, et sa ei anna maad kuradile. Efesuse 4:27, mis tähendab, et kurat tahab saada maad, aga meist sõltub, kas me anname või ei anna. Amen. See ei ole paratamatu, et saatan lihtsalt tuli ja tegi. Ei ole nii. Ta ei ole pooltki nii võimas. Ära usu tema propagandat. Ta ei ole pooltki nii võimas, et ta saab lihtsalt sisse marssida, seada ennast sisse öelda, et näed, siin ma olen ja kuhugi ma siit ei lähe. Ärge andke maad kuradile, tähendab, meist sõltub, kas anname või ei anna. Teiseks, ei ole teiseks, ma ei tea mitmendaks. Mul ei ole need punktid kirja pandud, on üks tekst. Alistu Jumalale, seisa vastu kuradele. Jakobuse 4:7, 1. Peetruse 5:8-9. Alistu Jumalale, see annab sulle meelevalla, kui seda ei tee, siis meelevalda ei ole. Seisa vastu kuradile. Tähendab, sa saad seda teha. Paulus Efesuse 6. peatükis ütleb nii, et me peaksime selga panema kogu Jumala sõjavarustuse. See on terve omaette jutluse teema, ma seda täna ei pea siin. Jumala sõjavarustus selga, et sa oleks kaitstud, hoitud nende vaenlase rünnakute eest. Ja kindlasti viimaseks, kasuta oma meelevalda. Ei piisa sellest, et me lihtsalt teame, et näed, mind ründab mingisugune masenduse vaim, raskuse vaim, mingisugune muu asi, et kasuta seda meelevalda. See, mismoodi Jeesus kõrbes vaenlasele vastu hakkas, see on meile eeskujuks. Amen. Nii et siis, kokkuvõtteks,
ma hämmastan täna iseennast, et ma suutnud ajast kinni pidada. Ma pean pattu tunnistama, ma aeg-ajalt ilmselt olen pastoritele peavalu, et kui kantsesse lastakse, siis niisama lihtsalt sealt enam ära ei saa. Et see on vist see koht, kus öeldakse, et lihtsam on paluda vabandust, kui küsida luba. Lihtsam on öelda, andke andeks, et ma üle aja põrutasin, kui öelda alguses, et kuulge, andke mulle rohkem aega. Aga ma olen täna suutnud üllatada iseennastki. Nii et siis, mida ma sellega öelda tahan? Depressioonil võib olla terve hulk põhjuseid. See võib olla füüsiline, see võib olla psühholoogiline, see võib olla sotsiaalne, see võib olla vaimne selles mõttes, et kas jumalast eemaldumine või siis lausa teemonlik. Ja siin ei ole ühte sellist šablooni, millega lahendada kõik need probleemid nagu võlukepikesega. Ma usun, et ma sellesse jutlusse olen pannud piisavalt neid killukesid, et midagi sellest kinni haarata, midagi sellest saada. On oluline, et me ise õpiksime hoolitsema, mina nimetan seda hingehügieeniks, et me õpiksime hoolitsema oma hingehügieeni eest. Ja siis ei tule need tarakanid siia, siis need tarakanid ei hakka paljunema ja siis me suudame hakkama saada nende asjadega, mis Jumal on meile andnud teha ja hingevaenlane meid mingisuguse masendusega jalust maha ei niida. Lõpetan õpetussõnadega, 25-28 ütleb väga-väga hästi. Otse kui maha kistud linn, millel pole müüri, on mees, kes ei talitse oma meelt. Ma usun, et see laager teil, need suvepäevad ka on aeg, kus ehitada seda müüri, et sa ei oleks selline täiesti kaitsetu linn, kuhu iga vaenlane võib sisse marssida, tulla, võtta, vallutada, viia, teha mida iganes. Otse kui maha kistud linn, millel pole müüri, on mees, kes ei talitse oma meelt. Et ma usun, et see on see koht, kus me saame Jumalalt armu ja abi, et hakata talitsema oma meelt. Paneme silmad kinni ja palvetame, ja kui keegi teist selle probleemi käest päriselt vaevleb, siis ma tahan paluda konkreetselt sinu pärast. Täpsemalt ma olen palvetanud juba päris palju kordi sinu pärast, võib-olla tundmata sind isegi. Aga et Jumal ka oma sõna kinnitaks. Et see oleks lihtsalt loeng teemal depressioon, vaid et Jumal kinnitaks oma sõna. Kas nii, et ta vabastab sind momentaalselt või nii, et ta annab sulle tee otsa kätte, et näed, vabadus on seal pool. Keera siit sinna, tee neid asju ja siis see tuleb. Isa taevas, ma tõstan sinu ette kõik sinu kallid lapsed, kes on siia tulnud. Isa, sina ise näed, et meie paljude elus meist ilmselt on olnud neid surmavarjuorge ja hinge pimedat tööd ja sina oled läbi kandnud ja välja toonud. Ja sa näed neid inimesi, kes praegu võib-olla selle käes vaevlevad. Palun, issand, sinu sekkumist, sinu puudutust. Ma palun, issand, et sa annaksid kätte selle tee otsa, mida sinu kallid lapsed vajavad selleks, et saada välja sellest masendusest. Ja kui kellelgi neist on see reaalselt teemonlik probleem, siis ma palun, issand, et sinu vaim võiks otse kui röntgen läbi valgustada selle, paljastada selle vaimu töö, et see saaks välja aetud lõplikult ja jäädavalt. Jeesuse Kristuse nimel ma palun, issand, nüüd, et sinu rahu, mis on üle kogu inimlikust mõistusest, võiks hoida ja kaitsta meie südant ja meie meeli Kristuses Jeesuses. Amen. Te olete selline mõnus kamp, et siin on nii hea lihtne rääkida, et on oht rääkida üle aja.